Tere päevast siis uue paneeli poolt. Aitäh, oli väga põnev eelmine paneel. Vaatame, kuidas meil siis õnnestub olla siin veel kreatiivsem ja värskem. Meil õnneks meie teema on veidi fokusseeritum. Me ei räägi pikalt tulevikust ja me räägime investeerimisest. Ja kuidas investeeritakse, miks investeeritakse piisavalt. Ja siin kõlas ka just eelmises paneelis, kui te mäletate, siin Andreas Laane just siin lõpetas, et ärme kuluta raha leiva peale, vaid ehitame leivatehase, et ikkagi investeeriksime. Mul on väga hea meel, meil on suurepärane ja mitmekesine paneel. Loodan, et kõik te olete meiega ilusti ühenduses. Näen kõiki. Meil on olnud ettevõtte juht, Elkogeni juht Enn Õunpuu, meil on LHV Panga juht Kadri Kiisel, meil on ettevõtlus- ja IT-minister Andres Sutt, meil on siis Lehar Kütt, kes on Finantsestonia juhatuse liige ja ka eelmine KredExi juht, ja meil on Margus Uudam, kes on siis meie riskikapitalistide eestvedaja Eestis. Nii, et meil on samamoodi, aega on vähe, kõik mõtteid tuleb koondada ja loomulikult on meil ka võimalus esitada küsimusi sellele paneelile, mida me püüame ka lõpupoole siis hakata vastama. Nii, ja selleks, et nüüd ma võtaksin endale ka näiteks mõnda pilti sissejuhatuseks, et natukene selles mõttes iseloomustada seda ja natuke intrigeerida. Et väga kiiresti püüan mitte venitada. Et räägime siis ettevõtetest, nende finantseerimisest ja nüüd, kui te näete nüüd seda esimest slaidi, mis teil oli ka võimalus vaadata workshopis, et tegelikult eriti pärast viimast finantskriisi on näha, et Eestis on väga kiiresti kasvanud omakapitalipõhine rahastamine ettevõtetes. Seesama helesinine ülemine osa ja nagu näete, me oleme kuskilt langenud, siis proportsioon on langenud päris oluliselt, et see panga võlapõhine finantseerimine on ka kasvanud, aga siis omakapitalipõhine on oluliselt rohkem. Ilmselt siin on mingit rolli mänginud ka see, et meie ettevõtte tulumaksusüsteem. Ja nüüd slaid, mis mõnes mõttes isegi võib-olla oleks nagu minu põhisõnum või huvitavam pilt. Te näete nüüd kolme joont, siis ülemine punane näitab seda, kuidas siis on laenatud ettevõtetele ja kuidas see on kasvanud aastast 2004. Siis keskmine joon näitab ettevõtete hoiuseid, sinine joon, ja kõige alumine näitab investeeringuid. Ja kui me vaatame selle sinise ja kollase joone vahet, investeeringute hoiuste vahet, me selgelt näeme, et viimase 10 aastaga on see vahe kärisenud päris suureks. Ja majandused on kasvanud, aga ütleme nominaalselt investeeringute mahud on kasvanud küll, aga tagasihoidlikult. Ja ettevõtetel on siis arvel raha, aga millegi pärast investeeringuteks seda ei kasutata, eriti viimasel ajal. Üks teema, mille me kindlasti käsitleme eraldi on ikkagi ja küsimus see, kui meie majandus ja ettevõtlus on peamiselt pankade poolt rahastatud, siis kõlas siin ka küsimus selle kohta eelmises paneelis, et kuidas on konkurentsiga panganduses. Kui te nüüd vaatate seda parempoolset slaidi, te näete, et dünaamika vahe euroala keskmisega, must joon on siis Eesti näitaja, vahe euroala keskmisega on meil pigem suurenenud intressimäärade osas. Nii et kindlasti mingi märk selle kohta see on, et kuigi on samas, kus on Läti, Leedu, aga näiteks Soomega võrreldes oleme ikkagi oluliselt kõrgemad intressid. Nii, ja kuigi nüüd me oleme märganud ka seda, et siiski viimastel aastatel on teatud konkurentsiolukord, uued pangad on tulnud ja konkurentsiolukord on muutumas, näeme, et ka konkurents on mõnevõrra nagu suurenemas
Ja mis võib olla ka oluline, et sellel slaidil te näete, et siis mitte ainult Eesti pangad finantseerivad meie ettevõtlust, aga näeme ka, et isegi muude allikate osakaal on kasvanud. Ja see pilt on nüüd selleks, et näidata seda, just nüüd kollasele tähelepanu pöörata, et ka ettevõtete rahastamisel on küll, mahud on väiksed, on kasvanud siis ka nii-öelda alternatiivsete allikate ühisrahastus, investeerimisfondid, pensionifondid, nende osakaal ja mis on eriti tähtis just see riskikapitalid, et on tähtis just see, et on see kasv on väga kiire ja vaatame viimast 5 aastat, siis me näeme siin ikka kasvu kordades. Ja lõpetaks ühe pildiga siis, mis puudutab riigi rolli. Ja nagu me näeme, siis Eesti on siin kuskil keskel. Eesti on kasutanud riigipoolset sekkumist kriisi ajal on peaaegu sarnaselt sama palju kui Euroopas tervikuna või keskmiselt. Mis on meie eripära on see, et väga palju anti otselaene, see punane osa. Ja see on tõesti mitte ainult meie, aga üks suuremaid osakaalud kõikide riikidega võrreldes. Nii, kena, aga nüüd liiguks edasi kiiresti ja alustaks siis ikkagi ettevõtjatest. Et Enn Õunpuu Elcogeni juhina teie olete nüüd siin nagu see etalon näide, kes siis ka investeerib ja investeerib siis ka teadusmahukatesse valdkondades. Äkki te, ja just värskelt tuli uudis selle kohta, et uue suure investeeringu, äkki te nagu siis avaksite, et millest see sõltub? Millel teie edulugu põhines? Mis seda mõjutas, et te teete neid investeeringuid? Ja kui kohe võiks ka öelda, aga miks teised ettevõtted siis investeeringuid ei tee sarnaselt teiega, et mis need põhjused võiksid olla? Mis neid takistab? Kas see takistus on rahastuse poole pealt või rahastuse vormis või milleski muus? Palun. Ja aitäh, et oli hea meel on alustada seda uut paneeli siin. Ma võib-olla oleks natuke tagasihoidlikum, ma ei hakkaks kohe edulooks tituleerima meie tegevust, kuigi ma arvan, et ühte-teist me oleme saavutanud. Aga jah, võib-olla olulisem on see, et me peame nagu leidma selliseid valdkondi, mis on globaalses mõttes olulised. Sest et Eesti turg on ikkagi lõppude lõpuks nii väike, et kui me tegeleme sellise majandusharu või tegevusega, mis on mõeldud pelgalt nüüd siseturu jaoks, siis tegelikult ei ole ka mingisugust lootust, et me saaksime suuri investeeringuid sellesse valdkonda. Nüüd jah, kui me hakkasime Elcogeniga nüüd suhteliselt täpselt 20 aastat tagasi arendama siis kütuseelektroni tehnoloogiat, mis sel ajal tundus nagu suhteliselt absurdne tegevus, kuna see oli ikkagi nii kaugel kommertsialiseerimisest veel. Ja aga omades sellist pikka visiooni ma ikkagi uskusin, et sellest saab pika peal asja ja tänaseks paistab, et see asi nagu hakkab tulema ka välja ja suurtesse nii-öelda massidesse mingi hetke pärast jõudma. Ja siin ma tahakski nagu rõhutada võib-olla seda, et see välisturule orienteeritus on nagu kõige olulisem ja sellise tootega, mis muudab maailma. Et kui see eelmist paneeli kuulasin, siis Andreas Laane tõi nagu minu arust väga hästi välja selle vajaduse töötleval tööstusel eksportida tooteid. Mitte, et ma vähendaks ka nagu IT-sektori osakaalu. IT-sektor on äärmiselt vajalik ja oluline ka selleks, et töötlev tööstus saaks efektiivsemalt areneda. Aga jällegi küsimus on nagu selles, et kui me vaatame siis nii-öelda seda reaalmajanduse või seda
nii-öelda füüsilise majanduse, mis tekitab mingisugust füüsilist toodet ja selle läbi nagu lisandväärtuse tootmine. Siis sellises valdkonnas Eestil on suhteliselt raske täna nagu võistelda muu maailmaga ja saada ka investeeringuid siia. Sa pead nagu selgelt eristuma oma tootega ja pakkuma huvi maailmale. Ja siis on võimalik tegelikult ka neid investeeringuid siia saada, sest sellises valdkonnas nagu meie tegeleme, kus tootearendustsükkel ei ole mitte 1 aasta nagu on IT-valdkonnas, vaid on pigem nagu 10 aastat. Peab olema väga pikk ja kannatlik raha, et seda investeerida. Me oleme tänase hetkeni circa 25 miljonit investeerinud, mis on tegelikult globaalses mõttes olematu raha, aga me oleme seda suutnud nagu efektiivselt ja mõistlikult kasutada. Ja nüüd investeerime juurde siin veel, nagu võisite lugeda, eks ole, kusagil paarkümmend miljonit, mis osaliselt on nüüd küll ka Euroopa Investeerimispanga poolne finantseerimine, aga ikkagi suur osa sellest tuleb erakapitalilt. Et selles mõttes nagu me ei ole nii-öelda bankable täna veel kaugeltki mitte, et saada nagu pankadelt sellist toetust arendamiseks. Ja teistpidi jällegi, kui me läheme jälle tagasi, mis Urmas Varblan eelmisest paneelist tõi selle Skeletoni näite, et Skeleton sai nagu täna Saksa riigilt 51 miljonit raha, mis tuleb siis tegelikult läbi selle IPSEI ehk üle-euroopalise oluliste valdkondade väärtusahela programm, mis oli siis aku IPSEI konkreetselt, nüüd on ka vesiniku IPSEI välja tulemas või õigemini tegelikult lõppfaasis. Aga kahjuks Eesti riik nüüd viimasel hetkel tänu meie suurele pealekäimisele liitus ka selle protsessiga, et tegelikult on võimalik ka sealt kaudu hakata mingisuguseid vahendeid siia saama, et osaleda nendes suurtes üle-euroopalistes projektides. Küll me ei saa nagu võistelda Saksamaaga, kus aku IPSEIs, ma arvan, oli mingisugune 10 miljardit raha sees. Aga Eestis need suurusjärgud kindlasti väiksemad. Selles mõttes on ka meil oluliselt raskem konkureerida nende riikidega, kus tegelikult ka Euroopa vahendite kasutamise absoluutnumbrid on palju suuremad. Sest et kui sa tahad nagu maailmas võistelda, sa pead rääkima absoluutnumbritest, mitte protsentidest, mis on kusagil riigis jaotatakse. Nii, aitäh. Kas praegu kõik või? Jah, suures osas kõik, et ma arvan, et me diskussiooni käigus kindlasti tuleb meil neid teemasid veel välja, mida käsitleda. Kena, selge. Aga siis tasapisi liigume edasi, et ma tuletan siis meelde, et meil on võimalik käsitleda küsimusi selles workshopi keskkonnas, nii et te olete kõik teretulnud ja oodatud. Nii, liiguks edasi nüüd siis pangad on jätkuvalt Eesti nii-öelda ettevõtluse põhilised ja üldse majanduse põhilised rahastajad. Siin eelmisest paneelist, kas oli Andreas Laane, kes vist oli kuidagi niisugune natukene skeptiline või isegi küüniline, et mis puudutas panganduse marginaale, mis pidid kasvama. Et kuidas siis ikkagi nüüd on olukord, kas siis pangad rahastavad ettevõtlust, kas seal toimub konkurents, kas ettevõtetel on huvi siis pangalaenude vastu ja selleks, et teha investeeringuid? Mis on siin arengud ja kuidas me seda saaksime hinnata? Et võib-olla siis Kadri Kiisel LHV Pangast, palun. Ja tere ka minu poolt. Et
kuulasin ka seda lõppu eelmisest paneelist ja eks tõesti, kui pilti vaadata, siis niimoodi ta tundub küll, et Eestis ja meie lähiriikides need hinnatasemed nagu veidi tõusevad, aga pankadel on üks põhifunktsioone laenamine ja me hea meelega seda teeme, et võib-olla kui nüüd võtta natukene siit seda Ennu jutust kinni, et siis me ikkagi räägime väga selgelt suurtest projektidest, tulevikku vaatavatest projektidest, mis tegelikkuses lõppkokkuvõttes toodavad mingisugust väärtust mitte tänases, homses, aga tegelikult nagu pikemas perspektiivis, et need on ikkagi sellised suuremad ühiskondlikud muutused, et mis tegelikkuses, mida ei saa lahendada ainult ei panganduses, ei ka kuskil ettevõtlussektoris, et tihtipeale sellised muudatused nõuavad ikkagi poliitilist tuge ja võib-olla ka selliseid suuremaid üleminekuprogramme, et mis siis pankadele kindlust annab, et pangad ju tegelikult finantseerimisel võtavad krediidiriski ja seda krediidiriski on hinnata võimalik ikkagi mingi ajaloo ja turutunnetuse ja kompetentsi näol, et kui need uued projektid, mis lauda tulevad, ikkagi on midagi sellist, mille osas meil kogemus puudub, et siis seal kindlasti on võimalik riigil omalt poolt sekkuda ja toetust juurde anda, et need üleminekuprogrammid võivad olla rahalised, et me võiksime rääkida siin kas või suuremahulistest KredExi käendust nagu meetmetest, mis tegelikkuses mingil perioodil lihtsalt toetavad siis pankade nagu finantseerimisjulgust ja kui on ikkagi tekib sihuke parem tunnetus nende projektide osas, et siis sisuliselt on võimalik neid seda finantseerimist edasi teha ka üksi ja julgemalt. Et jah, et võib-olla tõesti siis sellised nagu mõtted siis, mis puudutab siis nüüd konkreetselt selliseid tulevikku suunatud investeeringuid. Aitäh, ma ei suuda niimoodi jätta küsimata, et kas nüüd nädal aega tagasi kehtestatud piirangud on kuidagi ka mõjutanud klientide olukorda või on tekitanud ärevust pankades? Pigem võib-olla isegi kui natuke tagasiulatuvalt vaadata eelmisesse aastasse, et siis eelmisel aastal ju see tervishoiukriis meil puhkes ja sealt edasi võib öelda ka, et tegemist on ju majanduskriisiga. Ja mis siis juhtus, oligi see, et teadmatust oli hästi palju, et tegelikult täitsa uus olukord ja öeldakse ka, et iga kriis omamoodi, kuid igal kriisil on ikkagi kõikidel kriisidel on üks ühine joon, et just seesama, et neid muutujaid on palju valemis ja nende muutujate osas nagu informatsioon puudub. Ja ma arvan, et selline kiire tegutsemine ja võimalike maandusmeetmete leidmine ja nende rakendamine on tegelikult ainuõige viis. Ja mis siis eelmisel aastal juhtus, et pangad tegelikult ju omaalgatuslikult ikkagi proovisid leida neid meetmeid ja hakkasid väga kiiresti pakkuma maksepuhkuseid. Et tänases olukorras me näeme, et kõik eelmisel aastal, mis siis maksepuhkused said vormistatud, et nendest ikkagi üle 90% on lõppenud. Kliendid teenindavad oma laene kenasti edasi, aga me ei saa siis jätta ikkagi ka märkimata seda, et nii nagu eelmisel aastal ikkagi väga selgelt kontsentreerus see kriis ikkagi mingitesse konkreetsetesse tegevusvaldkondadesse, siis täna, kui me siis oleme justkui teises laines, et siis me näeme tõesti, et need sama tegevusvaldkonnaga seotud ettevõtted ja nendes töötavad eraisikud pöörduvad tagasi. Nad samamoodi proovivad siis koostöös pangaga leida nagu võimalusi, et nendest keerulisest perioodist üle saada, aga küll, mis on ikkagi täna, me ei saa rääkida küll mingist massilisest murest, sest tegelikkuses selle paari nädala jooksul ikkagi neid maksepuhkuse taotluseid ja raskustes kliente, kes pöörduvad, on ikkagi arvuliselt väga vähe. Et neid ei saa võrrelda eelmise aastaga, aga küll me ikkagi anname endale aru, et need ikkagi see oluliselt väiksem hulk kliente, kes pöörduvad, on ikkagi täna hädas. Et kus võimalik, me saame ise ikkagi vastu tulla, et eks selliste täiendavate meetmete või lahenduste pakkumine ju pankadele, mis ta siis teiselt poolt genereerib täiendavat kapitalikulu, et küll me saame aru, et kui headel aegadel meil läheb hästi, siis halvematel aegadel tuleb ikkagi kliendi poole näoga olla ja ikkagi seda kulu kanda, et kus vähegi võimalik, me muidugi neid lahendusi leiame, aga ma arvan, et siin ikkagi
mingile hulgale klientidele, kus siis pangad ei saa abi pakkuda, et siis riigipoolne siis otsetoetus on ka ikkagi väga hea variant. Küll ma ikkagi praegu natukene ikkagi kiidaksin ka uusi KredExi meetmeid, mis on siis sisuliselt välja pakutud. Nende sõnastused lõplikult ei ole veel neid kinnitatud, aga mis siis eelmine aasta ikkagi sai takistuseks siis KredExi käendusmeetmete kasutamisel oli siis kahjude hüvitamise piirmäär, mis siis oli väga madal, et siis sel aastal need uus pakett, mis siis välja peaks nüüd tulema kohe-kohe, et see tegelikult on ikkagi oluliselt atraktiivsem ja annab pankadele nagu võimalust oluliselt suuremat hulka kliente abistada, et see üks pilt, mis sa seal ka näitasid, et mis väljendas siis neid toetusprogrammide kasutamist, et kus siis otselaenamist oli Eestil väga palju ja käendusmeetmeid pigem kasutatud väga vähe, et siis see pilt kindlasti sellel aastal mõnevõrra muutub, et ma arvan, et see on pigem hea lahendus ja annab kindlasti võimalusi oluliselt juurde ka pankadele. Aitäh, kena, Kadri. Liigume edasi nüüd siis Margus Uudam. Kuidas meil siis ettevõtetel raha nagu oleks, pangad ka laenavad, mis on siis riskikapitali roll või kuidas tervikuna üldse vaadata seda olukorda, et miks ei investeerita tootlikkuse kasvu, teadusmahukasse tegevusse, et mis see diagnoos on siis ja mida teha, et investeeringud kasvaksid? Hea, tänud. Ma võib-olla kõigepealt kuulates eelmist paneeli ja mõeldes teemale väga asjakohane teema ja väga hea pealkirjaga. Ma raamiks võib-olla esmased mõtted kolme siukse teesiga. Esiteks, et teema on kriisist kasvama, mitte kriisist taastuma. Ehk me räägime sellest, mis ei ole ajutised meetmed, vaid mis fundamentaalselt viivad Eesti majanduse järgmisele tasemele. Teine märksõna, mis nii väikese ühiskonna ja nii väikese riigi puhul, mis tuleb aeg-ajalt ette, on probleem, kus meil on vastuolud. Ja teiseks märksõnaks on kooskasvamine. Ka eelmisest paneelist põllumehed versus töösturid versus digiinimesed, tark immigratsioon versus mitte kohapeal koolitamine. Sellised konfliktid on ainult meie peas ja väga sageli me kulutame sellega ainult iseenda ja teiste aega, aga sellest ei sünni mingit kasu. Ehk kooskasvamine on teine märksõna. Ja kolmas on julgus. Otsused, mis me tegime 90ndate alguses ja mis olid väga julged otsused sel hetkel ja mis on andnud meile väga hea tulemuse suures pildis, ei ole need, mis meid potentsiaalselt edasi viivad. Ja ehkki mõned meie erakonnad, väga hea meel, et just asjakohane minister on meil siin paneelis, need seisukohad, mis meid siiani on toonud, need vajavad fundamentaalset ringi vaatamist. Aeg on läinud kõvasti edasi, inimesed on läinud edasi ja põhimõtted, mis on olnud siiani edukad, vajavad värskendust. Idu- ja tehnoloogiasektor on kogu sellest kriisist tulnud väga hästi läbi ja olnud ka väga hästi finantseeritud. Et kui esimesed paar kuud oli korraks vaikus, siis sealt edasi kapitali hakkas tulema kõvasti, siis tehnoloogiaettevõtetest tublisti raha. Paljud leidsid uusi ärivõimalusi, paljud leidsid erakordselt hea kasvu. Ja idutehnoloogiasektor on toimetanud globaalsel tasemel. Ka lähiajal me kuuleme tõenäoliselt päris suurtest finantseerimisringidest. Me oleme väga hea ökosüsteemi üles ehitanud. Balti Innovatsioonifond 3 riigi toel toimib väga hästi. Tehingud toimuvad kõik virtuaalselt. Kogu sektor on kohanenud, kaasa arvatud suured exitid, siis ettevõtete müügid toimuvad virtuaalselt ja globaalselt. Pensionireform meie ökosüsteemil ei ole olnud mitte kriimustus, vaid haav. Ja me peame mõtlema, kuidas me selle haava kinni õmbleme. Traditsioonilisemas majanduses või tehnoloogia välisemas mulle tundub, et on mõned sellised pikaajalised probleemid ja üks asi just nimelt finantseerimise seisukohalt vaadates erakapitaliga koostöö kogemus on Eesti ettevõtetel väike.
Ja erakapital toob tavaliselt kaasa surve agressiivsemaks kasvuks, riski võtmiseks ja toob oluliselt kaasa ka investeeringuid teadus-arendustegevusse, mis omakorda loob täiendavalt iga tark töökoht, iga tehnoloogiapõhine tark töökoht loob teadupoolest 3-5 töökohta muudes sektorites. Ja võib-olla põhiasi, mis me peaksime nüüd nagu tõsiselt kaaluma, on kogu Eesti teadus-arendustegevuse järgmisele tasemele viimine. Sellest on siin erinevate märksõnadega juttu olnud. Me oleme hiljuti ju vaadanud läbi, töötanud välja TAIE teadusarenduse kava, aga vaadates seda värske pilguga, see kava on aastaks 2035, kus me proovime järgi jõuda siis Euroopa keskmisele. Täna me oleme Euroopa keskmisest maas, me oleme Põhjamaadest mitu korda maas ja teades, et nad plaanivad suurendada oma mahte, siis me ei jõua, üks välisprofessor on seda öelnud, aastaks 2035 me ei jõua kuskile järele. Rootsile me tänase tempoga jõuaksime 75-100 aasta pärast järele, kui nad investeerivad oluliselt suuremates mahtudes kui meie ja meie mäng on järgi jõuda. Ehk me peame võtma üpris julge ja radikaalse vaate teadusarenduse valdkonna tugevdamiseks. Ja siin on loomulikult mitmed, ja see ei ole kindlasti mitte lihtne otsus ja see ei ole kindlasti mitte kerge otsus. Ja see ei ole kindlasti mitte riskivaba otsus, aga see riski teadustamine peab olemas olema. Meil on terve hulk on selliseid kiireid meetmeid ja ma arvan, et iga erakond, kes tahab tõestada, et ta võib olla teadus-arendustegevuse superpaketi lipulaev, millega järgmistele valimistele korralikult vastu minna, saab signaliseerida juba täna muutusi. Ja need muutused saavad olla targas immigratsioonipoliitikas, kus täna on kohene vajadus. Sotsiaalmaksu lagi potentsiaalselt on võimalik juurutada targale tööjõule. Ja kogu selles pildis ma usun, et üks küsimus, Veiko, mis sa küsisid, et miks võib-olla investeeritakse vähem. Üks väga fundamentaalne küsimus on maksupoliitika. Nagu te nägite, raha seisab ettevõtete kontol ja ettevõtted ei kasuta seda. 90-ndate alguses meil ei olnud midagi kaotada ja kõik võtsid riski. Ja täna meil on palju raha kontol, mida on võimalik kaotada ja riskivalmidus on oluliselt vähenenud. Ehk selles kontekstis riigid töötavad väga aktiivselt ja paljud juurutavad maksukeskkonnas muudatusi, mis oleks kõige laiemalt motiveeriks ja kõige suuremalt signaliseeriva efektina annaks ettevõtetele tahet võtta rohkem riski just nimelt teadusarenduse valdkonnas, sest see on kõrgem risk ja seal on võimalik ka kaotada lisaks võitmisele. Kahtlemata on veel hulk taktikalisi ideid. Ma arvan, et meie ülikoolide vaheline konkurents ei ole piisavalt tugev. Idusektor on käinud välja mõtte, et me võiksime siia tuua suure rahvusvahelise ülikooli haru. On välja käidud mõtteid, et maailma tippülikoolide lõpetajatele võimaldada Eestis töötades maksuvabadus või väga piiratud maksukoormus. Et selliseid mõtteid tegelikult, mida saab kohe tõestada käiku panna, on väga mitmeid. Aga natukene võib-olla ka pessimistina või provokatsioonina võiks lõpetuseks öelda, et kui järgmise valimiste põhiteemaks on taas pensionite kasv, just nimelt põhiteemaks kindlasti seda teemat peab käsitlema, siis võib arvata, et me kujutame ette, kuhu meie majanduspoliitika võib ikkagi välja jõuda. Nii et koos tegutsemine, julguse leidmine ja selle põhjal teadusarenduse poliitika, majanduspoliitika viimine hoopis teisele tasemele, mitte kinnipüüdmine, Euroopa keskmise kinnipüüdmine, vaid oluliselt ambitsioonikam plaan möödaminekuga. Nii, aitäh, Margus. Kui te nüüd enne olite veel natukene niimoodi uinakus, siis ma arvan, et siin kõlas nüüd mitmeid ideid, eks ole, ja ma saan aru, et üleskutse olla radikaalne, julge, maksukeskkonnaga mõjutada riskivalmidust, mis loomulikult on alati suur väljakutse. Ma saan aru, et Margus kunagi on ka töötanud Rahandusministeeriumis ja võib-olla sellega on seotud need ideed.
aga minu arust liigume edasi, meil on veel kaks Lehar, kuidas need ideed siis nüüd kõlasid või mis on sinu diagnoos olukorrale, et miks ei investeerita, kelle nii-öelda, meil armastatakse küsida, kelle süü see on, et miks ei investeerita, kas riik on süüdi, kas pangad on süüdi, ma ei tea, kas KredEx on süüdi või ma ei tea, keegi veel, eks ole, või ülikoolid on süüdi. Et kas sa saaksid nagu vaadata selle pilguga, sul on endaga kogemus olnud KredExi juhina, eks ole, ja nüüd laiemalt, et mis tegelikult siis teha tuleks, mida teha? Tere päevast! Ja aitäh, et natuke selles vastuses tuleks alguses tagasi Marguse poolt räägitud juurde. Et minu meelest väga targad mõtted, et ma arvan, et siin ka tegelikult ei ole ju koht, kus nagu süüdlasi otsida, vaid me ikkagi peame vaatama, kuidas me edasi peaksime minema. Ja ma arvan, et niimoodi üldisemas pildis ka me teeme kogu aeg seda viga, ka täna selle seminari käigus see on korduvalt välja tulnud, et kuigi me lepime kokku, et me räägime tulevikust, ikka me hakkame kõik tegelema olevikuga ja keskendume detailidele, et see on nagu jube nagu inimlik, aga see meid kindlasti suurte sammudega edasi viib. Aga kui vaadata, et kus kohas siis raha võiks tulla suurte ideede rahastamiseks, siis tegelikult ju raha on olemas. On nii ettevõtete hoiustel kui ka on finantseerijatel raha olemas, et küsimus ongi riskide võtmises. Erakapitali eesmärgiks on ikkagi eelkõige tulu teenimine ja mis seal salata, mitte võib-olla nii väga riigi jaoks oluliste eesmärkide elluviimine, sealhulgas siis majanduse edendamine. Et seetõttu ongi riigi poole pealt oluline välja mõelda, kuidas motiveerida seda erakapitali liikuma riigi jaoks olulistesse projektidesse. Selles ei ole üldse küsimustki, et igal ajal, igas riigis on mingeid selliseid ettevõtteid, mida erakapital ei ole valmis finantseerima. Et seda näitab nii meie enda kogemus varasemast kui ka näitab teiste riikide kogemus. Et kõikides riikides on probleemiks kiiresti kasvavate innovaatiliste ettevõtete finantseerimine. Eestis oli enne kriisi oli probleemiks väljaspool suuremaid keskusi tegutsevate ettevõtete finantseerimine. Kriisi ajal see probleem kindlasti on ainult võimendunud. Kõikides riikides on probleemiks mikro- ja väikeettevõtete finantseerimine. Need sellised võimalikud turutõrked võivad aja jooksul muutuda, tulenevalt siis majanduskeskkonna muutustest, riigipoolsetest jõupingutustest, aga kindlasti need ei kao ära. Et seetõttu minu seisukoht ongi see, et riigi poole pealt tuleks süstemaatiliselt mõelda, kuidas motiveerida erasektorit võimalikult palju investeerima ja sealhulgas siis ka erafinantseerijaid motiveerima selliseid tavapärasest riskantsemaid projekte finantseerima. Ja kindlasti on oluline ka see, et riik toimetaks süstemaatiliselt selle nimel, et finantseerimisturg oleks võimalikult mitmekesine. Et siis ei juhtuks sellist olukorda, et kui mõned osad sellest finantsturust ei toimi, et siis ettevõtetel jääkski raha kaasamata. Et me oleme edusamme teinud Eestis selles osas, et ettevõtete finantseerimine ei põhineks ainult pangandusel. Viimaste aastate jooksul on väga aktiivselt turule tulnud riski- ja erakapitalifondid Eestis, aga ma arvan, et kindlasti me ei tohiks siin seisma jääda, et me peaks mõtlema edasi, kuidas me saaksime mitmekesistada finantsturgu. Aitäh! Aitäh, Lehar. Nii, ja nüüd me oleme jõudnud riigi juurde, et siin kõlasid mitmeid siis ideid ja mõtteid. Et riigiga on tavaliselt nagu suuri raskusi, et ühtepidi öeldakse teoorias, et riik peaks sekkuma võimalikult vähe, et majandus peaks ise arenema, et riik ei tohiks turgusid moonutada. Teisest küljest alati, kui mingid probleemid on, siis vaadatakse kõigepealt ikkagi riigi otsa, et midagi tuleks ette võtta.
kõlas ka Lehari suus siin, et riik võiks siis kuidagi mõjutada ettevõtteid riske võtma, tegelikult ka Marguse jutust ja ideedest kõlas see läbi. Nii et ma ei tea, mis selle siis pihta hakata, mida teha siis, äkki Andres Sutil on kõik vastused valmis juba niimoodi ja ta räägib, et mida peale hakata, et ettevõtted investeeriksid. No loomulikult pärast nii häid ettekandeid ongi ju vastused valmis ja kui ma need ettekanded tükikaupa kokku panen, siis tegelikult joonistub sellest sihukene terviklik pilt. Aga ma hakkan võib-olla korra vastun sammu tagasi, et minu jaoks, et kus me täna oleme ja valikukohtadest me oleme täna täpselt samasugusel ristteel, nagu me olime aastal 92 või aastal 2004. Et täna lihtsalt me oleme saanud palju jõukamaks, me oleme ühiskonnana arenenud ja ma arvan, mis selle arengu üks tulemus on olnud ka, et me oleme muutunud oluliselt vähem riskialtiks, ehk see, millest Margus tegelikult rääkis. Ja minu jaoks on täna kaks asja, mida meil on vaja riigina ja ettevõtjatena ja ühiskonnana. Meil on vaja rohkem riskijulgust ja meil on vaja globaalset ambitsiooni. Ja siit ma tulen Ennu ettekande juurde, kui ta rääkis sellest, et see idee, mida me siin peame arendama või mida ka siis tema ettevõte on arendanud, et selle skoop on globaalne ja see muudab maailma. Ma arvan, et meie jaoks on nagu väga tähtis, et me ei kardaks mõelda ja seada sihte miljardites. Et kui me seda ei julge, siis ma arvan, me nagu sihuke orgaaniline, tasake, aeglane kasv, et see ongi meie lagi. Aga ma arvan, et me oleme suutelised palju enamaks. Ja kui küsimus oli selles, et miks ettevõtted ei investeeri, ma arvan, sealt tuli ka osa vastusest, kõlas läbi Kadri ettekandest, et nagu pankade poolt on teatud segmente või teatud ärisid, mis on uued, mille hindamiseks neil puudub kompetents ja nad vajaksid nagu täiendavat kindlust, et seda äri rahastades nad ei oma nagu ärimudelit katki ei tee või liiga palju riske ei võta ja pangad ei peagi liiga palju riske võtma. Selle jaoks on vaja täpselt seda, mida Margus rääkis ja mida ka Lehar rääkis, ehk tegelikult Eesti majandus vajab kogu kapitaliinstrumentide spektrit. Ja ma arvan, moel või teisel on see olemas. Ma arvan, see on üks segment, mis täna võib-olla on kõige rohkem puudu ja see on kasvuettevõtete kapitali pool. Ja sinna on meil ka soov siis läbi SmartCapi ja Credexi täiendavat võimekust luua. Nüüd tulles selle küsimuse juurde veel, et miks ei investeerita, et minu jaoks on see ikkagi üks-ühene seos ka riskijulgusest. Ja kui me vaatame nüüd seda kapitali olemit, mis Eestis on ja võrdleme seda Vana-Euroopa riikidega töötaja kohta, siis meil on umbes kolmandiku võrra vähem. Ja kui me seda tühimikku ei täida, et siis me ei suuda ka ülespoole väärtusahelas või tööjõu tootlikkuses liikuda. Nüüd küsimus on, et kuidas seda teha ja seal ma arvan, on järjest olulisem kogu see innovatsiooni mahukuse ja teadusmahukuse küsimus, millest on siin ja ka eelmises paneelis palju juttu olnud. Ja kuna ma olen nüüd päris paljude erinevate ettevõtlusorganisatsioonide ja ka ettevõtetega kohtunud selle 1,5 kuu jooksul, siis mina näen nagu õige mitut sihukest miljardi klastrit, mis Eestit järgmisele tasemele viivad. Et kui ma alustan asutajate seltsist ja startup kogukonnast, et siis nende ambitsioon on jõuda tänaselt miljardiliselt käibelt 10 aastaga 10 miljardi peale. Mul oli väga huvitav kohtumine lennundusklastriga, mis ei ole mitte ainult reisijate liigutamine punktist A punkti B, aga ka teadus-arendusalane koostöö, teatud väärtusaelates toimetamine näiteks lennundus või lennukite tootjatega, konkreetselt Airbus,
mitmed tarkvaraarendused, ka elektrilennukid, võimalikud ühendused Tallinna-Helsingi vahel teistmoodi. Et ka seal klastris, kui asju õigesti ajada, on kindlasti võimalik äri kasvatada miljard ja peale. Virumaal, kui asjad lähevad taas niimoodi õigesti, siis ma arvan, et sinna on potentsiaalselt sündimas uue aja tööstusklaster, mille mahud on ka julgelt miljardites, kui need tehased püsti saavad ja käima lähevad. Ja tulles Tallinna juurde lähemale, siis läbi Kolme mere initsiatiivi ja nende investeerimisfondi roheline andmekeskus, mida arendab Greenedge, on nagu järgmine näide selles sektorist ja segmendist, mida me võiksime arendada. Ja ma nagu et miks ma seda võib-olla viimane punkt, et siin eelmises paneelis jooksis ka läbi, et mis sektor võiks olla see kõige olulisem või mida peaks kõige rohkem toetama. Ma arvan, et mida me peame tegema, on looma õigusruumi, mis on atraktiivne talentidele, investoritele ja kapital leiavad ise need õiged sektorid, õiged segmendid, kus milleski see Eesti saab olema maailmas parim. Et kui me selle ambitsiooni suudame seada ja riigil on siin kindlasti oma abi ja roll ka ambitsiooni seadmise juures, siis ma usun, et neid võimalusi tuleb nagu päris palju ja me nagu päriselt jõuame ka Soomele ja Rootsile järgi ja miks mitte ei lähe mööda. Aitäh! Aitäh ministrile. Ma siiski peaksin küsima, et ka siin Margus Uudamil kõlas siin ka igas ideid, mis on seotud maksupoliitikaga, et ma saan aru, et osavalt neid vältisid, aga selles mõttes, et äkki sa ütleksid midagi selle kohta, annaksid mingit referentsi? Ei vältinud teadlikult. Lihtne vastus on see, et praegune valitsuskoalitsioon on kokku leppinud, et suuri maksumuudatusi ei tehta. Kas maksud võiksid olla järgmiste valimiste debatt ja küsimus? Ma arvan, et võiks. Aga maksud on siiski üks kild selles mosaiigis. See on oluline, aga mitte ainus. Ma arvan, et kui me nüüd räägime sellest, et me jõuame või läheme mööda Soomest, Rootsist, teistest riikidest, mis on maailma tipus, siis kogu see pehme pool, ühiskonna avatus, koolisüsteemi valmisolek, talent ka väljapoolt Eestit vastu võtta, koolitada, meie oma võimekus saata oma inimesi maailma tippülikoolides, toetada nende õppimist seal. Ma arvan, neid teemasid on nagu hästi palju, ma arvan, need pehmed asjad ja kogu see ökosüsteem mõjutab isegi rohkem kui puhtalt maksud. Et maksud eraldi võetuna tänases maailmas ei tee seda trikki ära. See, mida Luksemburg tegi 20 aastat tagasi või 30 aastat tagasi, oli võimalik siis ja selles kontekstis. Täna meil on vaja nagu selliseid nutikamaid ja ütleme siis nagu laiemaid nurki või teisi nurki, kuidas Eestis teha maailma kõige atraktiivsem koht, kuhu investeerida, kus elada ja kus on maailma parimad teenused. Et meil peab olema see globaalne ambitsioon, me peame soovima olla mingites asjades maailma parimad. Kui me seda ei soovi, siis see on ka okei. Selles mõttes, et siis lepime selles kokku ja ärme torise. Aga et kui me tahame saada nagu päriselt kuhugi tippu, siis ärme sea eesmärke, mis ei ole ambitsioonikad ja võtame arvestusühikuks miljardi. Siis on lihtsam. Ja ma saan aru, et see ei ole mitte miljard rubla, vaid see on pigem miljard eurot. Nii, kena, ma küsis kindlasti nüüd enne Õunpuu käest natuke nüüd selles mõttes tagasisidet, et siin kõlasid päris niisugused ambitsioonikad mõtted, et kui adekvaatsed ja realistlikud nad nagu teie jaoks kõlasid? Ma võib-olla võtaks siit 2 asja, millele tahaks nagu kommentaari anda või oma mõtte juurde. Üks asi on mitmeid sõnavõtte läbinud teadus-arendustegevus ja selle rahastamine. Nüüd Andreas Laane ütles ka seda, et siis kuidas nagu riik peaks toimima. Et kas me teeme siis võrdselt kõigile, jagame näpu otsaga natukene
ja tulemus on see, et tegelikult mitte midagi ei saa tehtud. Eesti vahendid absoluutväärtuses on ülimalt piiratud igal juhul, eks ole. Et nüüd on küsimus selles, et kuidas me seame ka teadus-arendustegevuse toetamises mingisugused prioriteedid riigile. Nüüd prioriteetide seadmine on minu arust oluline, aga see peab põhinema siis mingisugusel strateegilisel nägemusel või arusaamal. Mitte ainult sellest, et mis on nagu riigi jaoks oluline, vaid tegelikult ka selle poole pealt, mis on tegelikult riigi siis ettevõtluse ja teadus-arendussektori võimekus. Sest kõigepealt me peame hakka lähtuma sellest teadus-arendussektori võimekusest, kus meil täna tegelikult on üldse potentsiaali, sest et me ei saa nagu üleöö hakata kasvatama valdkondades, kus meil ei ole nagu pikka ajalugu või ütleme sellist läbilöömist juba olnud nagu rahvusvahelisel tasandil. Ehk tegelikult see on nagu prioritiseerimise küsimus ja siis on küsimus jälle selles, et kuidas need vahendid nagu suunata, et see teadus-arendustegevus tõesti hakkaks andma tuge tööstusele, kes suudaks siis omakorda luua lisandväärtust. Ja nüüd see teine asi on see lisandväärtuse loomine. Kui nüüd teadus-arendus, rakendusuuringud jõuavad nii kaugel, et me peaksime nagu sellest tegema toote. Ma räägin täna nüüd reaalmajandus või jällegi, tulles tagasi enda tegevuse juurde füüsilistest toodetest, ma ei räägi virtuaalmajanduse toodetest, mis on täiesti eraldi seisev sektor ja eraldi käsitletav sellest. Siis nüüd, kuidas nagu Eesti suudaks konkureerida näiteks töötleva tööstuse osas, sellise töötleva tööstuse osas, mis on high-tech ja mis annab hästi palju kohalikku lisaväärtust juurde ja on suunatud ainult ekspordile. See peaks olema minu arust üks prioriteet, eks ole. Nüüd me suudame täna täiesti, ma arvan, Euroopa nüüd läbi selle, et kõik see tööstus hakkab üha rohkem digitaliseeruma, automatiseeruma, siis inimtööjõu osakaal, kui me vaatame nagu toote nii-öelda siis kulustruktuuri, hakkab järjest vähenema. Ehk et Hiina nobedad näpud tegelikult tänapäeval ei oma enam varsti mingisugust eelist, eks ole, ja Hiinas tegelikult enam ka nobedad näppusid väga palju enam ei kasutata, vaid on kõik juba väga kõrgel tasemel automatiseeritud ja digitaliseeritud tootmine. Et selles mõttes nagu see oleks üks minu arust valdkond, kus me saaks luua nagu riigi poolt need sellised nagu võimalused, et ettevõtted oleks huvitatud investeerima rohkem lisandväärtust andva töötleva tööstuse Eestisse rajamisele. Et see on nagu minu arust üks prioriteet, mis peaks nagu riigi poolt olema kindlasti väga hästi kaetud. Aitäh! Meil sulab aeg kiiresti kokku. Kahjuks võiksin rääkida tunde nendel teemadel. Meil on laekunud ka siin küsimusi, et üks küsimus, mis on spetsiifiline, on selles, mis puudutab seda, et kuidas laiendada Eesti väikeinvestorite võimalusi investeerida innovaatilistesse Eesti ettevõtetesse. Et siin ka viidatakse selle, et investeerimiskonto tegelikult seda praegu ei võimalda, eks ole. Kas on kellelgi mingi kiire vastus, kes tahab siia vastata? Jah, tegelikult Rahandusministeeriumiga koostöös me oleme välja töötanud võimaluse, nii-öelda feeder-fondide võimaluse, kus tegelikult on võimalik koondada väiksemat kapitali, et teha suuremaid investeeringuid, kas riskikapitalifondidesse, kas ettevõtetesse. See võimalus täna on puudunud. Aga selle kohta sellised meetmed on tekkimas ja tulemas. Eraldi teema on muidugi pensionireformi tagajärjel tekkinud investeeringud, investeerimiskontot, kas sealt saab investeerida tegelikult riskikapitalifondidesse, idufirmadesse. See on asi, mida on vaja veel kindlasti üle vaadata. Aga siin on esimesed võimalused tekkimas. Nii, kena.
me vist peame tasapisi, ma tahaksin, et lõpuks kõik saaksime veel sõna, eks ole, ja ütleksime välja oma konkreetsed ettepanekud. Kas kellelgi nüüd, võib-olla ma küsiks nii palju ka, Kadri, sinu käest, et siin kõlasid nii Marguse, ministri kui ka siis Lehari poolt niisugused ambitsioonikad ideed, et kas pangandus ja pangad on valmis kaasa minema nende ambitsioonikate mõtete ja eesmärkidega? Jah, et võib-olla ma siis kommenteerin seda poolt, et räägime küll sellest, et iga kriis on ju tegelikult kasvulavaks uutele võimalustele, mida ettevõtjad võiksid ära kasutada. Et võib-olla nagu positiivse tähelepanekuna nagu viimasest aastast, me ikkagi saame tuua välja neid juhtumeid, kus tegelikkuses ettevõtjad on nagu leidnud uusi võimalusi, arendanud välja oma elektroonilisi müügikanaleid, kui neid täna veel ei eksisteerinud, et igasuguse kulude kokkuhoiu ülesande lahendamisel ju tegelikult luuakse efektiivsust juurde, aga ma pean nõustuma kõigi eelkõnelejatega selles osas, et tõepoolest, et tundub, et seda ambitsiooni ja riskijulgust on vähe. Ja eks antud olukord tegelikkuses ju võib-olla see siukene nagu hirm nagu teadmatuse ees võib-olla natukene ka seda piirab, et ma arvan tervikuna sellises kriisiolukorras siis võib-olla siuke ühtsete sõnumite fookuse ja selguse huvides siis tegelikkuses mitte niivõrd nagu reaktiivsete meetmete näol, vaid just pigem sellise kommunikatsiooni ja sellise, et luua seda nagu turvatunnet ja luua seda julgust juurde ettevõtjatele, et see on koht, kus leida uusi võimalusi ja pangad on igati nõus siin tegelikult kaasa mõtlema, et kus võimalusi on, et võib-olla nende väikeettevõtete ja mikroettevõtete puhul ka, et täna ikkagi on olemas ka ju erinevad finantseerimistooted, mis mingites kohtades abiks on. Et LHV pakub näiteks mikrolaenu, mis on ka tegelikkuses selline garanteeritud toode, mis põhimõtteliselt sobib ka nagu uute finantsplaanide toetamiseks ja võib-olla lihtsalt kommentaarina siia juurde, mis puudutab seda pensionireformiga loodud pensioni investeerimiskonto võimalust, et siis tänasel hetkel regulatsioon või seadus ei toeta tegelikult nii-öelda selliste ei ühisrahastus ega ka mingite muude võimaluste kaasamist sinna, et aga ma saan aru, et seadusloome juures ikkagi eelnõuna on need punktid käsitlusel olnud, et see võib olla ka üks koht tegelikult, kus siis eraisikud saavad tulevikus ka investeerida sellistesse lahendustesse, et ma arvan, et siin on võimalusi erinevaid ja pigem mul tundub ka, et see selline turuosaliste koos tegutsemine ühise eesmärgi nimel ja fookuse seadmine ja selgete sõnumite loomine, et see kindlasti viib edasi. Kena, aitäh. Meil on ka laekunud veel küsimusi, aga selles mõttes, et ilmselt meil ei ole aega vastata siin ka viidataks sellele, et ikkagi Eesti majanduskeskkond ei ole väga soodus ja konkurentsivõimeline, et meil on kõrged maksumäärad ja kulud kui naabritel. Aga ma võib-olla neid ei küsiks eraldi, et mul on nüüd ettepanek see, et me nüüd lõpetaksime selle paneeli niimoodi, et kõik saavad võimaluse välja öelda siis 3 konkreetset ettepanekut, mida peaks tegema, kas siis riik või keegi veel selleks, et me saaksime neid ambitsioone, mis siin kirjeldati just ellu viia, et investeerima rohkem olla riskialdid ja olema ambitsioonikad ja tõstma siis ka tootlikkust ja teadmuspõhist investeerimist ettevõtetes. Ja ma seekord teeksin nii, et ma alustaks natuke teistpidi, kui me alustasime, et ma alustaks Leharist, siis Margus, siis Kadri, siis Enn ja lõpetaks siis ministriga, kes siis teeks oma valiku menüüst, et mida ta siis võtab endale täitmiseks homsest päevast nendest ettepanekutest. Aga palun, Lehar, alusta. Aitäh. Pettumus on see, et ega minu meelest mingit sellist võluvitsa ei ole, millele me nüüd paneksime kõik panused ja jõuaksime haljale oksale. Et ma arvan, et kõige olulisem on see, et esiteks meil oleks olemas suur plaan, et rahastamine on ju tegelikult kõigest vahend,
seda probleemi peaks lahendama millegi saavutamiseks. Aga neid plaane meil on aja jooksul olnud, on ka praegu mitmeid plaane, aga kuhu Eesti riik minu meelest on siiani toppama jäänud, on ikkagi nagu teostus. Et ka kõigi nende seniste plaanide ja olemasolevate plaanide väärtust on devalveerunud see, et neid ei ole suudetud ellu viia, isegi kui need ei ole piisavalt ambitsioonikad olnud. Et seetõttu ma arvan, et kõige olulisem on kokku leppida ikkagi avaliku sektori poole pealt eelkõige konkreetsed rollid, kes mille eest vastutab ja kuidas neid plaane ellu viiakse. Ja seal siis spetsiaalsemalt ka finantsturu osas, et tegelikult ju osad lahendused on väga lihtsad, et praegu ka näiteks Funderbeamis või ükskõik kus kohas toimuv näitab seda, et erainvestorid tahavad väga palju investeerida, aga nende samade pensionikonto süsteemide reeglite leevendamisega ja kõige sellega saaks üsna lihtsasti veel nagu kaasa aidata. Aitäh! Aitäh, Lehar. Margus, 1 minut ja 3 maailma muutvat ettepanekut. Mainisin neid enne ka, aga võib-olla pannes nad lihtsalt konteksti siiski rohkem, et rääkisime rahasutsakatest, kohutav termin. Ja hea meel, et neid ei peeta positiivseks. See ei ole strateegia. Valuvaigisti sutsakas, vaktsiinisutsakas ei pane maratoni jooksma alla 3 tunni. Ehk vaja on süstemaatilist plaani. Ja ma tuleks tagasi selle sama maksude teema juurde, et Andres küll ütles, et maksud üksi ei muuda. Mõte ei olegi selles. Maksud on osa plaanist ja maksud on teema, millest seni ei olegi praktiliselt olnud võimalik rääkida, sest meil on olnud väga selge arusaam, et maksudega me ei mängi, makse me ei puuduta. Kapital leiab ise võimaluse, on õige ja see kapital on ostnud Eesti ettevõtted ära Ameerikasse, viib IP ära Ameerikasse ja meie tulemuseks võib olla see, et me oleme selline programmeerijate riik, head tublid palgatöölised. Sellepärast on teadus-arenduse strateegiat vaja vaadata fundamentaalselt läbi, võttes sealhulgas arvesse maksud, targa tööjõu immigratsiooni, sotsiaalmaksulae ja leida viis, kuidas Eesti teadusarenduse infrastruktuur, mida paraku saab peamiselt arendada ainult riik, viia hoopis teisele tasemele. Me võime tuua geeniteadlased Eestisse, neil ei ole siin piisavat infrastruktuuri kohati, neil ei ole piisavalt palju kolleege, kellega koos uusi ideid arendada ja nii on paljudes valdkondades. See on asi, kus kapital ise ilmtingimata ei leia võimalust või ei tegele infrainvesteerimisega, vaid võtab ära parima, mis meil hetkel võtta on. Ja sellepärast kogu teadusarenduse strateegia vajab väga põhjalikku lähenemist. Aitäh, Margus. Nii, sama küsimus Kadrile. Juba natuke oli juttu sellest, aga siis katsu võtta kokku 3 mis iganes ettepanekut ja 1 minut. Ja, aitäh. No ma ikkagi korra vaataks seda hetkeolukorda ka, et selleks, et pikaajaliselt edasi vaadata, tuleks nagu lühiajaliselt sellest täna kestvast olukorrast välja saada. Et ma arvan, et siin on hästi oluline ikkagi adekvaatsed meetmed, kiire tegutsemine, selged sõnumid, ehk siis kõik, mis siit on läbi käinud, et pangad saavad toetada maksepuhkustega, KredEx enda käendusprogrammiga, piirangud, vaktsineerimine, ehk siis see on hästi oluline, et siin tegelikult koos ikkagi sellest kiiresti välja tulla. Teine punkt ikkagi seesama, et ettevõtjatele suunatud, et iga kriis on ikkagi kasvulavaks uutele võimalustele, et ettevõtjad peaksid siin enda valdkondades mõtlema kaasa ja vaatama, et mis annaksid nendele ikkagi pikas perspektiivis looksid lisandväärtust ja kindlasti on pangad siin nõus kaasa mõtlema. Ja võib-olla ka varasematest paneelidest käis väga tugevalt ikkagi läbi rohepöörde mõte ja ma ikkagi ise kvalifitseeriksin selle ka ikkagi sellise suuremate tulevikku vaatavate projektide alla, et me usume ka, et see tulevikukapital on roheline ja tegemist on suure ühiskondliku muutusega, mis siis nõuab poliitilist tuge ja erinevaid üleminekuprogramme, et selleks, et ka pankadel oleks võimalik nendest osa saada ja panustada. Aitäh! Aitäh, Kadri. Enn, palun, samad soovid, ootused. Ma tuleks tagasi jälle selle prioriteetide seadmise juurde. Me ei jõua Eestis kõikide asjadega tegeleda. Me ei ole selleks võimelised, meil ei ole selleks ressurssi.
Siis tulen tagasi teadus-arendustegevuse rahastamise juurde, mis on äärmiselt oluline, et luua nii-öelda konkurentsivõimet ka meie tööstusele. Ja nüüd tööstuse poole pealt ikkagi on seesamane riiklik struktuur, mis annaks lisandväärtust andva või rohkem lisandväärtust tekitava kõrgtehnoloogilise töötleva tööstuse võimaluse nii-öelda investeerida rohkem ja selle läbi nagu ka eksporti tunduvalt nagu kasvatada. On juttu olnud sellest, et Eestis on nagu palju investoreid, kes sooviks investeerida, aga samas Eesti erakapital ei suuda kunagi konkureerida rahvusvahelise kapitaliga. Tähendab, nüüd on küsimus selles, et mis on need sektorid, mis tooksid rahvusvahelise kapitali palju suuremas mahus Eestisse, et seda lisandväärtust Eestis rohkem toota. Aitäh, nii ja siis palun Andres Sutt, kuidas meistrina tundub, kas siin kõlasid ideed ka natuke varem, et kuidas seda nüüd kokku võtta, et mis siit nagu sõelale jääb või on ka mingid enda värsked ideed lisaks veel? Ei, no hästi tundub, et ma arvan, ma võtan, sa 3 asja soovisid, ma nopin siit need 3 välja. Et ma alustan sellest, mis Kadri ütles, et loomulikult kõigepealt me peame siit kriisist kiirelt välja saama ja sealt edasi siis number 2, eks ole, see pikk vaade, globaalne ambitsioon ja riskijulgus tagasi, mille kindel element on seesama teadusarenduse ja innovatsiooni nurk ja seal tegelikult on ka plaan tulla välja tuleviku rahastu kontseptsiooniga, mille üks kandev osa saab olema ka rakendusuuringud ja et ka agregeerida riigi erinevad fondid ja toetusmeetmed ühe ja ühtse eesmärgi alla ja kus ka kapitaliturgudel on väga selge roll selle innovatsioonipöörde, digipöörde ja rohepöörde rahastamisel ja 3, ma arvan, on ka osa kogu sellest nagu Eesti atraktiivsest kuvandist maailmas ehk et see on tõesti koht, kuhu inimesed tahavad tulla, inimesed tahavad olla, kus kapital tahab olla, kapital tahab tulla, see, millest ka Enn rääkis ja sel juhul, ma arvan, need prioriteedid tegelikult selekteeruvad sealt ikkagi riigi, turu ja tarbija vaates koos kokku, aga meil peab olema see ambitsioon, et me teeme globaalset asja, midagi, mis muudab maailma ja siis, ma arvan, on meil kõik tehtav. Suurepärane, et see võiks olla ka selle paneeli nagu praktiliselt kokkuvõte, et ma saan aru, et me alustasime rahastamisest ja kiiresti jõudsime sinna, et raha on küll, aga küsimus on see, kas julgeme riski võtta, kas meil on ambitsiooni, kas meil on suutlikkust mõelda strateegiliselt, terviklikult, valida prioriteedid, sellele kontsentreeruda ja arendada siis ka nii-öelda need erinevad lahendused terviklikult lähtudes sellest nii-öelda terviklikust kapitaliturust, erinevast instrumentidest, et kõik see jäi kõlama. Minust kahju, et meil nii vähe aega oli, võib-olla tuleb meil koguneda uuesti, et siis saame ka rääkida tuleviku rahastust näiteks. Aitäh teile!